Ja kohe oleme valmis andma üle tänase 4. liiga finaali auhindu ja kõigepealt saavad meie need tänase mängu kohtunikud, kelleks olid peakohtunik Michael Mikson, abikohtunikud Ivan Klaasen ja Rein Väin. Teeme neile aplausi! Tänases finaalmängus sai teise koha 4. liiga Põhjapiirkonna võitja Trummi Spordiklubi. Trummi mängis täna koosseisus Peep Lepikult, Rafik Ali Kazalov, Ando Berling, Erko Kookla, Imre Vellamaa, Martin Heinaru, Siim Valva, Kristjan Lainjärv, Indrek Pahtman, Raul Seema, Sven Haas ja vahetusmängijad olid Tarmo Tromp, Raivo Seema, Egon Tiise ja Heigo väljas. Trummi oli siis see meeskond, kes poolfinaalis alistas 4. liiga idatsoonis võiduks läinud FC Levadia 3. meeskonna ja see oli selles mõttes ülimalt muljetavaldav saavutus, et Trummi meeskond on teatavasti üks suurima keskmise vanusega meeskondi Eesti meistrivõistlustel ja noortele ja väledatele Levadia kasvandikele näidati kood kätte ja kuidas mängitakse 4. liigas jalgpalli. Aga nüüd on kord FC Pubi Trepi käes. FC Pubi Trep on 4. liiga parim meeskond 2018. aastal ja saab medalid kaela Jalgpalliliidu peadirektori Tõnu Sireli käest. FC Pubi Trep, kes alistas 4. liiga poolfinaalis Läänemaa jalgpalliklubi võõrsil 4-1, oli täna meie ees koosseisus Artur Skutšas, Dmitri Kljutšivki, Tauno Trikk, Markus Soomets, Egert Pojustik, kapten Marten Petersell, Kristjan Trikk, Joel Lovjakas, Viljar Joa, Sander Kilk, Roman Kljutšivki. Vahetusmeestena olid üles antud Endel Jänes, Artur Kuntu, Elar Tarkus, Maiko Tamme, Sander Ismael, Rauno Tiimann ja Marko Horn. Ja kohe on medalid kõikidel meestel kaelas ja saabub see ajalooline hetk, kui FC Pubi Trep ajaloo esimese 4. liiga meeskonnana saab kätte 4. liiga võitjakarika. Ja,
aitäh teile, kallid pealtvaatajad, et olite tunnistajaks selle hooaja 4. liiga viimasele mängule ja FC Puvi rehvi võidule. Mäng oli ilmselgelt ülipingeline